Tere, mina olen Hendrik ja mul on niisugune probleem, et ma pean päris tihti sõitma autoga pimedas valgustamata teedel nagu see siin. Aga minu autotuled valgustavad nina ette sellise hädise kollase laigu, selle asemel, et valgustada nii, nagu väljas oleks päev ja et ma päriselt näen kõike, mis tee äärtes ja kaugel minu ees toimub. Kui ka sinul on samasugune mure, siis jää minuga, lähme garaaži ja räägime lisatuledest. Enne kui tulesid paigaldama saab hakata, tuleb loomulikult need tuled ja mõned paigaldustarvikud soetada. Tuledega on tänapäeval niimoodi, et ma arvan, et LED on suht ainuke valik, mida üldse mõtet vaadata on. Igasugused halogeenid, ksenoonid on minu arvates ammu maja ära elanud, et see valgustugevus isegi kõige odavamatel LED-idel on oluliselt parem. Mina oma autole panin siis ette sellised ümmargused, kõige suuremad, circa 230 milli diameetriga tuled, sest mulle lihtsalt visuaalselt meeldivad ja mul oli need tuled tegelikult olemas juba aastaid. Need on mul erinevate autode ees käinud. Teine variant, mis on ka küllaltki sihuke levinud ja moodne, on siis need igasugused ribad. On nad siis pikk riba, mis täidab ära terve selle stange esimese osa siin numbri kohal, või pannakse näiteks 2 väiksemat nagu politseiautodele. See on puhtalt maitse asi. Siis on tarvis tulede paigaldamiseks juhtmekomplekti, mille saab ka iga autovaruosa müüja käest, kes sulle tuled müüb. Kõige lihtsam, mugavam, kiirem variant on osta valmis komplekt, kus on juba pistikud küljes. Teine variant on osta need jupid ükshaaval ja teha nii, nagu mina tegin. Viimase, kuid mitte vähem tähtsa asjana on tarvis mingisugust kinnitusrauda või kinnitusvahendeid, millega need tuled auto külge panna. Siin on jälle valikuid mitmed sellisele maasturi stiilis masinale ja samamoodi väikebussidele on väga populaarsed need A-rauad või U-rauad. Need näevad üliägedad välja, aga need on jõhkralt kallid. Nii et mina läksin siis sellise numbri taha kinnitatava plaaditeed ja sellise suuremal masinal on veel ka võimalus panna katusele. Minule meeldib paigaldust alustada sellest, et ma panen kõigepealt kinnitusvahendid ja tuled ise auto külge paika ning alles seejärel hakkan juhtmetega tegelema. Seda ma teen sellepärast, et siis mul on kõige lihtsam mõõta välja juhtme pikkusi, kust maalt ma pean ära lõikama, kust kuhu ühendama, mis kaudu vedada. Kui te lähete nüüd samasuguse numbritaguse kinnitusplaadi teed, siis loomulikult esimese asjana tuleb eest ära võtta number ning seejärel mõelda välja, kuidas te saate selle raua auto üle kinnitada. Silmas tuleb pidada seda, et tuled on päris rasked. Siin numbri taga on kõigil autodel tugev metallist stangedala. Enamus autodel on see stangedala alumiiniumist tänapäeval. Alumiiniumi sisse sobivad väga hästi kinnitamiseks sellised suured isepuurivad kruvid ja see läheb alumiiniumisse otse väga edukalt sisse, hoiab väga tugevasti kinni. Mul selles mõttes nii hästi pole läinud, et minu autol on stangedala terasest ja siia ma pean avad ette puurima. Järgmine asi, mis on tähtis teha, eriti kui on just niisugune pikem tuli, siis te tahate kindlasti tuli oleks auto küljes otse. Minu meelest on see kõige lihtsam ja kõige lollikindlam teha niimoodi, et võtta tavaline joonlaud või kolmnurk või mis muu mõõduvahend, ka see mõõdurint ja leida siit mõlemast sellest tuleraua otsapunktist sama koha peal, näiteks mul on siia puuritud see ava, kuhu tuli kinnitub ja mõõta kuskile distants mõlemalt poolt, et see tuleraud oleks kindlasti otse. Nagu te aru saite, siis see kinnitamine ei lähe mul just mitte kõige lihtsamalt, sest see terasest stangedala on jõhkralt kõva ja sinna ei taha minna sisse ei tavaline puur. Õnneks mul on siin kasutada selline astmelise otsaga vürdimetallipuur, mis tõesti hammustab isegi sellist kõva terast väga hästi. Ma olen tegelikult üritasin neid tulesid juba paar nädalat tagasi ette panna kodus oma puuriga, siis tuleb midagi välja. Tulede kinnitamiseks kasutan tuledega kaasas olnud originaalkinnitusvahendeid, need on selles mõttes head, et need on roostevabad. Ei ole muret, et peaks eraldi otsima roostevaba polti, sest siin meie kliimas, kui pannakse palju soola ja need tavalised pollid eriti pikalt ei kesta. Nüüd, kui tuled on kõik küljes ja hullult tahaks juba hakata need lõpuni kinni keerama ja sättima, siis tegelikult ei ole see mõtet teha. Enne tuleb ära teha elekter, panna tuled põlema, vaadata, et need ka õiges suunas näitavad ja siis saab alles lõpliku kinnikeeramise teha. Õnneks mul on sihuke lihtne vanakooli masin, ma saan ilma ühtegi võret ja asja eest ära võtmata need juhtmed ilusti siit võre tagant käega kätte ja siia
kapoti alla. Uuemate masinate puhul see nii lihtsalt tavalist ei lähe, tuleb ära võtta. Heal juhul esivõre, halvemal juhul terve esistange, aga YouTube'is on suht iga masina kohta õnneks juhendid olemas, nii et tuleb ainult võtta ja otsida. Mitte, et ma arvaks, et nüüd siin liiga paljud meie videovaatajad hakkavad 20 aastat vanale Nissan Navarale neid tulesid ette panema, aga lihtsalt, et mingit ettekujutust veel anda. Siis siit alumisest võrevahest lähevad need tulejuhtmed sisse ja siit samast pealt tulevad need välja esivõre tagant. Ja siia siukse kimbuna ja siis kui ma siit nüüd sisse piilusin, siis kuskilt siit radikate kõrvalt ja siit esitule vahelt, siit selle koha pealt saama nende tuledega siia aku juurde. Ja nüüd enne kui ma juhtmeid ühendama hakkan, käime korra klassis tahvli juures. Teeme nüüd tulevikust, kuidas klapid on peas. Kui te esimest korda lisatulesid paigaldama hakkate, siis tõenäoliselt te ostate selle valmis juhtmekomplekti, nagu ma soovitasin. Nii et kõik see, mis siin tahvli peal on tegelikult suures jaos rohkem informatiivne. Aga ma seletan ikkagi siinkohal ära auto elektrisüsteemi tööpõhimõtte ning kuidas ja miks neid tulesid auto külge ühendatakse. Esimene asi, millest on vaja aru saada, on see, et auto aku miinusklemm on ühendatud auto kere külge, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt terve auto kere on üks suur miinusjuhe. Seda teades me võime põhimõtteliselt siit kohe ära joonistada oma ilusate lisatulede küljest need miinuse juhtmed, mis ühendatakse groundi, eesti keeles massi, ehk siis sisuliselt ükskõik kuhu auto kere külge. Selle jaoks, et ühendada need lisatuled otse aku peale, et nad saaksid sealt piisavalt suure vooluga toite, et nad põlema panna, aga et neid saaks kontrollida, kasutades selleks originaal kaugtule lülitust, siis on meil tarvis sellist seadet, mille nimi on relee. Mul on siia üks relee skeem valmis joonistatud. Relee on põhimõtteliselt eemalt juhitav lüliti. Kui siia mähise peale tekib elektrivool, siis siin relee sees tekib elektromagnetväli, mis lülitab kokku selle klemmi, mis on siin mähise lähedal ja sellega ühendatakse kokku klemmid 30 ja 87 ning siia tekib suletud ahel ja elekter saab liikuda aku pealt tuleni. Ning see ongi põhimõtteliselt see, mida see lisatulede juhtmestik teeb, ehk siis siia on mul joonistatud samamoodi see relee, siin on mul see 30 ja siin on 87 ning see juhe ühendatakse aku pealt releel klemmile 30 ning siit edasi 87 pealt ühe ja teise tule külge ning lisaks siis ühendatakse üks mähise pool groundi ning teine mähise pool ühendatakse originaal kaugtule ahelasse. Ja põhimõtteliselt see ongi kogu teadus selle lisatulede või mõne muu lisaseadme ühendamise juures. Kui te näiteks soovite panna siia ahelasse lüliti, et saaks seda lisatuld eraldi sisse välja lülitada, siis see lüliti pannakse siia selle koha peale. Ja lisaks enne kui me selle teooria osa lõpetame, siis siia üles on mul joonistatud üks sulav kaitse ja see kaitse tuleb alati oma elektripaigaldises ühendada võimalikult toiteallika lähedale, ehk siis meie puhul siia kohe aku kõrvale. Kui ütleme, kui mul oleks siin lühis, siis see kaitse on esimene asi, mis ära sulab, ta katkestab ära kogu selle ahela ning siin ei ole enam voolu, lühis on tehtud kahjutuks ja rohkem midagi ei juhtu. Kui te ostate valmis juhtmestuse, siis tegelikult seda kõike teil otseselt teada vaja ei ole. Seal on olemas põhimõtteliselt selles juhtmestuses pistikud siia tulede külge, relee, kaitse ja see juhtmeots, mis ühendatakse kaugtule külge. Ehk siis teile jäädki üle muud, kui ühendada ära see kuskilt siit üks groundi ots kere külge, toite ots plussi külge, panna tuledele taha pistikud ning ühendada see mähise ots lisa kaugtule lülitamiseks originaal kaugtulega kokku. Siit kohalt tahvli juures lõpetame, lähme tagasi garaaži ja paneme need tuled peale. Ja päris elus näeb see siis välja umbes niimoodi, et need on releed.
Kuna mul on 4 päris võimast tuld, siis ma panen 2 releed, iga tuli tarbib mul umbes 10 amprit ja üks relee tavaliselt ongi niisugune maksimaalselt 40 amprit, nii et ta piiri peal napilt võib-olla kannataks ka 1 relee taga olla, aga kuna need on odavad, siis mul on igaks juhuks 2. Siin nende kummikottide sees on kaitsmed, kuidas kaitsmed polegi sees, aga õnneks mul on kaitsmed ikka olemas ja see läheb mul otse aku peale toiteks ning siin on siis teine ots, mis läheb kuskile kere külge groundi. Autodel, millel aku ei paikne kapoti all, vaid kuskil kas salongis või tagapagasiruumis, ei pea üldiselt selle toitejuhtmega minema õnneks aku juurde, tavaliselt on toide ikka kapoti alla kuskile ära veetud. Näiteks on teil kapoti all plussklemm, kust on võimalik autole täkku anda, või on kaitsmekarbi küljes, näiteks vähemalt mul Audil oli lisaväljavõtted juba tehase poolt ära toodud. Ma alguses arvasin, ma suudan need tuled see niimoodi peale panna, ma ei võta ühtegi asja auto küljest ära, aga mulle praegu tundub, et see aku on siin täiega jalus, mul oleks siin nii palju mugavam toimetada siin tule taga. Ja akut maha võttes on tähtis ühendada lahti enne miinusklemm. Ja miks see on tähtis, on tegelikult see, et kui miinusklemm on peal, nagu me enne rääkisime, siis tegelikult terve auto kere on grounditud. Ja nüüd, kui ma see plussklemmi siit lahti keeran võtmega ja selle võtme panen siia kere ja aku plussi vahele, siis tekib siia lühis läbi selle võtme. Ja et seda vältida, siis tuleb miinus enne maha võtta, siis on jumala ohutus ja võtid siia vastu autot panna. Mulle meeldib hästi kasutada neid selliseid termokahanevaid, pressitavaid hülse. Need on selles mõttes jubead, et need ei lähe vibratsiooniga hapraks või hakka pragunema nagu jootmise puhul. Et eks siin on koolkondasid erinevaid. Vanakooli mehestele meeldib kindlasti joota, mina kasutan neid. See kasutamine on imelihtne. Juhtmats tuleb ära puhastada, siis on vaja neid elektrikutange, kus on need 3 erinevat mõõtu hülsi pressimise kohad olemas. See hüls tuleb panna siia kohe õiget värvi selle koha vahele ning siis juba see juba ära kooritud juhe suruda see hülsi sisse ning pressida kinni. Ja korra väikse tõmbamise abil veenduda, et on kinni. Ja kui kõik ühendused on tehtud, siis pärast fööniga soojendades see sinine osa tõmbub kokku ja siin on kuum liim ka sees, ta jääb veekindel ja igati hea. Kuna siin kapoti all on väga vähe ruumi ja mul ei ole väga head kohta, kuhu kaamerat panna, et te näeksite, mida ma teen, siis ma tõmban need juhtmed sinna aku juurde ära, ühendan otsad kokku ja siis näitan, mida ja kuidas ma ühendasin. Releede jaoks ma leidsin sinna nurka sobiva koha, seal on üks originaalrelee juba ees, sinna mahtus täpselt 2 tükki juurde. Läbi kaitsmete toide tuleb otsa aku klemmi pealt, releest tuleb välja pluss ja miinus ja siia taha ma ühendasin siis 2 vasakpoolse tule juhtmed ja teisest releest tuleb samuti välja pluss ja miinus ja siia ma ühendasin 2 parempoolse tule plussi ja miinuse. Ja lisaks, kuna mu tuledel on ka gabariidid, siis ma ühendasin kõik gabariidid kokku. Ma panen need aku peale ja proovin ära, et kõik töötab ja siis saab selle paigalduse lõpule viia. Nüüd on see tähtis hetk, proovime. Gabariidid põlevad, tuled ka põlevad. Ma panen oma tuled enam-vähem paika, ehk siis ma panen need siit külje pealt vaadates ühe joone peale, kuna neid kõiki saab edasi tagasi reguleerida. 2 keskmist tuld joondan näitama auto sõidusuunas otse ette ja 2 äärmist tuld keeran natukene välja, et tee-ääri valgustada. Lõplik reguleerimine peab toimuma niikuinii õues. Ja nüüd selliste suurte raskete ümmarguste tulede puhul tuleb kasutada selliseid vardaid. Vastasel korral need tuled, ükskõik kui kõvasti need sul kinni on, hakkavad ikka sõidu ajal niimoodi tegema. Mul on need täiesti sellised spetsiaalsed tuledeks kasutatavad vardad ja neid saab kinnitada tegelikult päris mitut moodi. Ma ise vaatasin, et ma tegelikult stange sisse väga auke teha ei tahaks. Siit läheb ta mul siia võre vahele pisikese musta kruviga. Numbrimärgi kinnitamiseks ma kasutan sellised 3D-prinditud klambreid. Ma teen seda enne kõike sellepärast, et numbrimärki tuua natukene eemale nendest kruvipeadest, millega see tuleraam on auto külge kinnitatud. Ja kui tuled on ära kontrollitud ja töötavad, siis ei jäägi üle muud kui juhtmekimp panna enam-vähem viisakalt kinni, vaadata, et
juhtmed ei jää näiteks jahutusventika vahele kinni või kuskil terava serva vastu ennast katki ei hõõru. Mulle vanasti hullult meeldis juhtmekimpusid teipida, nii nagu näiteks Volkswagenitel on tehases selle pehme teibiga kõik kimbud üle käidud. Aga ma olen avastanud, et kui mul on vaja seda kimpu kunagi lahti võtta või liigutada, seda teipi on ülikehva eemaldada. Nii et ma olen sellest nüüd loobunud ja ma kasutan lihtsalt nipukaid, tõmban juhtmed omavahel kokku ja panen paari nipukaga kuskilt originaalkimbu või mõne toru külge kinni. Ja niimoodi ta mul siis lõpuks jäi. Ma olen ise hullult rahul, sellepärast et tõesti hea, valge, mõnus, turvaline on sõita. Näed kõike, mis tee peal toimub. Selleks korraks minu poolt kõik. Tänks, et vaatasite. Kui midagi jäi ebaselgeks, tahate küsida, tahate ise sellise paigalduse ette võtta, julgustan kõiki. Ei ole üldse midagi kontimurdvalt keerulist. Ma arvan, siuke 4-5 tundi nokitsemist esimene kord tehes. Ja olge head, tellige kanal. See tähendab mulle endist väga palju. Ma näen, et teile läheb korda ja te hoolite. Tänks, et vaatasite ja kohtume juba uues videos. Tšau!